Nuppude vabastamine ringraja väljakutsete abil. Selles videos saame teada, kuidas mängida ringraja mängu nii, et lahendada läbi kõik väljakutsed ja saada oranži radade joonistamise mängu jaoks piltnuppe juurde. Eelmises osas õppisime radu joonistama ja raja peale pilte panema. Kohe hakkame radu edasi joonistama ning iga uue rajaga tulevad kaasa uued nupud. Lülitame Dashi käima ja käivitame Pass-äpi. Valime helerohelise ringraja mängu. Vahepilt näitab, et saame läbimängimisega 8 uut nuppu juurde. Käivitame mängu akna. Joonistame sõrmega raja, alustades Dashist ja liikudes natuke edasi. Kui soovid näha kogu ringrada, siis vähenda sõrmi kokku tõmmates pildi suurust. Sõrmi laiali lükates saad pildi tagasi suurendada. Ülesse valgele alale ilmusid 2 nuppu, mida tuleb selle väljakutse lahendamiseks ette näidatud järjekorras oma joonistatud rajal kasutada. Alla keskele valgele alale ilmusid 3 piltnuppu, mille hulgast saab õiged valida. Tundub, et need on kõik helinupud. Esimene ja 3. on Go-mängus teada, aga mis häält küll keskmine nupp teha võiks? Asetan väljakutses märgitud nupud õiges järjestuses rajale ja vajutan Dashi käivitamiseks, seekord Dashi peale. Vahva sõit. Ekraanil ilmub punane käsi number 1. Vabastasin jälle uue nupu. Jätkan mänguga ja teen kiirelt ära ülejäänud 4 väljakutset, saades kogu aeg uusi nuppusid juurde. Ja saingi väljakutsed tehtud ning ringraja karika kätte. See karikas tegi lukust lahti talumängu. Hurraa! Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Väljakutse. Ava Pass-äpp. Vali helerohelise taustaga ringraja mäng. Tee läbi nii mitu väljakutset, kui sa järjest jaksad. Kui ühe korraga ei jõua, jätka teine kord. Kuidas väljakutsed tunduvad? Kui väljakutsete järjest lahendamine tüütuks muutub, mine vahepeal oranži mängu sisse ja kasuta oma radade joonistamisel uusi ringraja väljakutsete abil vabastatud nuppe.